Meie oleme nüüd Next Fertility Nordic kliinikus ning räägime, miks ja kuidas sugurakke külmutada. Next Fertility Nordicu biopank võimaldab siis külmutada ja säilitada sugurakke, nii seemnerakke kui munarakke, ja nendel on näidustused. Et näidustusteks kindlasti on meditsiiniline näidustus, kui on tulemas sugurakke kahjustav ravi, et kui on teada, et on tulemas keemiaravi või kiiritusravi, või kui on ka tulemas mingi ravi või on selline haigus, mis kahjustab munarakke, sugurakke ja sellega reserv väheneb. Teine näidustus on sotsiaalsed näidustused, kus siis inimene teab, et ta tahab oma lapse saamisi hilisemasse perioodi lükata, et on näiteks kas praegusel hetkel ei ole sobivat partnerit või on plaanis teha algul karjääri, reisida ja kunagi hilisemasse perioodi siis jätta see lapse saamise aeg. Külmutamine võimaldab siis hilisemas perioodis kasutada neid varem külmutatud munarakke kehavälisel viljastamisel lapse saamiseks, kui omal loomulikul teel ei ole õnnestunud rasestumine. Tavaliselt me soovitame siis külmutada 20. lõpus, 30. alguses, sest siis on veel viljakusvõime hea. See protsess algab arstivisiidiga, et millal siis naine tuleb vastuvõtule, siis me hindame ära ta munaraku reservi, me vaatame ultraheliga, me teeme analüüsid ja sellest lähtuvalt me saame siis vaadata, et kuidas reserv on ja anda juba konkreetse raviplaani. See raviplaan on alati individuaalne, et see algab siis stimulatsiooniga, mis tähendab siis, et naine hakkab süstima folliikuleid stimuleerivat hormooni, mis paneb siis need munarakud kasvama, sest meie eesmärk on saada võimalikult palju munarakke ühe protseduuriga. Next Fertility Nordicu biopank hoiab sugurakke stabiilses keskkonnas -195 kraadi juures. Külmutada munarakke ja seemnerakke saab hoida, säilitada nii kaua, kuni soovite, ilma et nende kvaliteet ega elujõulisus langeks. Lisaks säilitatakse Next Fertility Nordicu biopangas erinevaid doonor munarakke ja doonor seemnerakke, et aidata patsiendi, kelle siis sugurakkude kvaliteet või siis arv on langenud. Üha enam naisi käib meie kliinikus, kes on otsustanud saada lapse kasutades doonor seemnerakke.